Rooli taga kõrvaliste asjadega tegelemine, eriti just telefoniga rääkimine või sotsiaalmeedia vaatamine on tegevus, mida võime liikluses kahjuks üha sagedamini kohata. Täna pärastlõunal viis politsei Sõle tänava alguses läbi autoreidi, mille käigus võeti 1,5 tunni jooksul vahele 15 mobiilis olevat autojuhti. Seda, et juhid tegelevad kõrvaliste tegevustega, ei märka mitte ainult politsei, vaid märkavad ka muud kaasliiklejad. Et kui ise autoga sõites märkad enda ees, et kas autojuht ei hoia kiirust, ei hoia pikki vahet või kuidagi on ebakindel, siis suure tõenäosusega kui kõrvale sõites on märgata, et juht räägib mobiiltelefoniga. Et politsei tegeleb igapäevaselt antud rikkujatega ja paraku neid rikkujaid on palju. Milline karistus ootab ees juhti seesuguse rikkumise korral? Praegusel hetkel telefoni kasutamine, nii rääkimine kui hoidmine sõiduajal käes on selline rikkumine, mis käib siis lühimenetluse alla ja lühimenetluse puhul inimene saab endale hoiatustrahvi ja see suurusjärk on fikseeritud seaduses 20 €. Politseinikud panustavad üha rohkem aega liiklusturvalisuse tagamiseks, kuid sellest üksi ei piisa. Oluline on, et inimesed oleksid teadlikud võimalike tagajärgede tõsidusest. Kui võimalus on, siis ärge võtkegi telefoni, selles mõttes pange endale lähedale, et hoidke telefoni kaugemal, et teil ei tekiks ahvatlust seda haarata. Et osadel inimestel väidavad, et isegi instinktiga, et telefon heliseb, kohe hakatakse otsima. Et kõige parem viis ongi niimoodi, et ma panen telefoni hääletuks, ei pane tähele, et telefon heliseb ja keskenduge sõitmise peale. Et tänapäeval ongi olemas erinevad abivahendid, hands-free'd autodel olemas, aga isegi hands-free'ga rääkimine mõjutab meie keskendumise võimet. Maanteeamet korraldab koos Politsei- ja Piirivalveametiga liiklusohutuskampaaniat Kui juhid, siis juhi, mis kestab 4. oktoobrini. Kampaania eesmärgiks on juhtida tähelepanu kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele liikluses.